Nii, tere kõigile! Mul on nii hea meel teid tervitada taas kord naiste ettevõtlusjutud laivis. Mina olen Sandra, virtuaalne assistent ja täna ootab meid ees, ma ütleks, kahjuks selline eriti südamlik ja oluline teema. Ja ma kiirelt tegelikult vabandan ka, et ma teen olude sunnil täna seda laivi siin välikontoris, et võib tulla siit taustal ilmselt mingit sellist müra ja natuke mingit muusikat ka, et ma proovin võimalikult kõvasti rääkida, et midagi kaduma ei läheks. Et ma loodan, et mind on kuulda. Aga minuga on täna siin koos Katre Kulbak, kes on enesearmastuse ja mindseti coach, ettevõtja ja naiste kursuste looja. Et rääkida siis sellest, kuidas ettevõtjana iseendasse uskuda, oma väärtust näha ja julgelt oma rada käia. Ma usun, et see on teema, mis puudutab taas kord väga paljusid tegelikult, eriti just neid, kes on alles alustamas või juba ettevõtlusteekonnal, aga tunnevad ikka mõnikord kahtlusi ja kõhklusi ja hirme ja ebakindlust. Ja väike meeldetuletus ka kõigile kuulajatele, vaatajatele, et jagage julgelt oma mõtteid ja küsimusi siia kommentaaridesse. Ma loen neid ette ja siis saate laivis otse Katrelt vastuseid ka. Aga tere tulemast, Katre! Räägi alustuseks natukene endast, nagu meil on siin traditsiooniks juba saanud, et kuidas siis sina ettevõtlusteele jõudsid? Aitäh kutsumast, aitäh, kes on Zoomis kohal ja kes siis kuulab läbi Facebooki gruppi. Kuidas mina ettevõtluseni jõudsin, jah? Ettevõtluseni, nii, võtame siin asjad kinni, ettevõtluseni mina jõudsin 19-aastaselt. See oli siis see, kus ma nii-öelda alustasin. Tänaseks ma olen 33 ja ma arvan, et väga palju loob meid ju keskkond ja see, kus me üles kasvame. Ja minu jaoks tõenäoliselt see, et ma olen ettevõtjate perest, ma ei tea mitte midagi muud kui ettevõtlus. Ma kasvasin üles siis koos vanavanematega ja nemad olid suured talupidajad ja sellel ajal siis meie piirkonnas ühed suurimad. See oli see tegelikult, mida ma nägin ja seda iseloomist ja tegemist ja töörügamist. Ma arvan, et sealt tuleb ka mul see, et ma väga palju puhata ei oska, sest ma ei näinud kunagi, et keegi näiteks meie perest puhkaks või mida tähendab puhkus. Aga eeskujudena olid tõenäoliselt jah, minu vanavanemad. Ehk palgatööd ma ei näinud keegi, et teeks. Mingi aeg hiljem ma nägin seda ema puhul. Ja tegelikult, kui ma siis peale gümnaasiumi läksin ära, ma olen siis Pärnu maakonnast, läksin ära Tallinnasse ülikooli, siis ma mõtlesin, ma olin vist ülikooli kõrvalt, ma olen 4 kuud olnud palgatööl kokku. Ülikooli kõrvalt ma läksin kohvikusse tööle ja siis muidugi ma leidsin endale noormehe ja siis seda koolis käimist ei toimunud enam nii palju. Kui poole aasta pealt siis ma otsustasin sealt ära tulla ja siis ma hakkasin tegelikult, mõtlesin, et tol hetkel ripsmepikendused olid nii-öelda järjest enam moodi tulemas. Üks vana klassiõde õppis ka seda ja tegi ja siis ma mõtlesin, see tundub väga hea kerge viis, et raha teenida. Ja muidugi, kui ma seda õppima läksin, siis ma sain aru, et nagu tihtipeale eemalt vaatad, kõik tundub nagu lihtne, aga kui sa hakkad seda ise tegema, see ei ole seda puhtalt nii-öelda ametina. Ja sealt tegelikult see alguse saigi ripsmetest, et hakkasin seda järjest tegema ja sealt ka loomulikult enda nii-öelda eesmärgid kasvasid suureks või et oligi see, et ma tahtsin seda hästi teha, ma nägin, mis nagu minu valdkonnas toimub, kes on nii-öelda topis, mida nad selleks teevad, kuhu nad on jõudnud, kuidas neid on tunnustatud. Ja see oli see, kuhu ma siis nii-öelda ise tahtsin ka jõuda ja see oli siis see, kuidas minu ettevõtlusteekond rohkem siis nii-öelda alguse sai. Väga põnev. Minu jaoks on see hästi huvitav koht, kust tulla, et ongi ettevõtjate perekond. Mina ei ole just üldse sellist asja nagu näinud kõrvalt. Aga ma oleks küsinud tegelikult seda, et
mis motiveeris sind kõige rohkem alguses ettevõtlusega tegelema, aga samas see ongi see, et see on sinu jaoks nii loomulik, on ju, et tegelikult loomulik käik, on ju, et polnudki küsimust üldse, aga kas sul nagu sellega seoses ikkagi mingeid hirme või mingeid kahtlusi või asju ka alguses oli? Ei, sest et noorena ei oska hirmu tunda mingite asjade ees, et sa kohati hüppad rohkem pea ette, noorena on rohkem julgust, mida aeg edasi, seda rohkem need hirmud hakkavad nii-öelda vahele tulema. Et mul ei olnud seda nagu mõtet, ma teadsin, et ma tahan hästi teha, mul on vaja elamiseks raha teenida, mis ma selle jaoks tegema kõik pean ja ma lihtsalt nii-öelda tegin, et seal ei tekkinud kordagi seda küsimust, et miks, kuidas, kas äkki ei saa, sest et ka sellel hetkel ma ju tegelikult palju kuulsin, et oi, neid tegijaid on juba palju, et kas ikka nagu täna mul oli vahepeal 3 aastat pausi, nüüd peaaegu 2 aastat tegin uuesti 8 üle 10, 19, 33, 14 aastat hiljem kuulen ma endiselt, kes tahavad iluvaldkonda minna, et oi, neid tegijaid on nagu palju, aga see oli 14 aastat tagasi ka ja see on üks asi, mis ma olen näinud aja jooksul, vahet ei ole, mis valdkonnas sa oled, see ei loe mitte midagi, et loeb see, kes sina oled ja mis on sinu eesmärk selles ja kuidas sa seda asja teed. Et see võib-olla natukene oli nagu see, et oi, neid on, et kas ma ikka nagu saan hakkama või paistan silma, aga samas ei olnud nagu midagi domineerivat, sest ma teadsin, mis ma selleks nagu tegelikult tegema pean, et nagu olla hea oma valdkonnas. Aga kas sul on ikkagi olnud mingeid selliseid väljakutseid alguses seoses selle ettevõtlusteekonnaga või siis mis on sind nagu kõige rohkem võib-olla ka kasvatanud näiteks? Ma arvan, alguses, kui ma alustasin ilumaailmas, siis noh, seal võis tulla alguses mingit konkurentsi ja selles valdkonnas inimesed ei ole üksteise suhtes, sama valdkonna inimesed väga vastuvõtlikud, seal võib olla mingit nii-öelda tagarääkimist. Kuid ma arvan, et võib-olla kõige enam oli see, et järgmise etapina, kuna mul oligi siis see uus kaaslane, kes elas Viljandimaal ja ma kolisin sinna ja ma läksin ühte värskelt avatud salongi ja ma hakkasin aitama koheselt ka seda üles ehitama siis ja ma arvan, et seal nagu see töökultuur või need inimesed, kes olid, et kindlasti ma ei osanud juhtida, aidata nii-öelda juhtimisprotsessile kaasa. Täna ma olen aru saanud, kuna ma siin eelmine aasta läksin ka ülikooli, siis nüüd, et 13 aastat tol hetkel hiljem hakata ettevõtlust õppima, saada mingeid lisateadmisi juurde, siis sain aru ka sellest, et ma ei ole juht, ma olen visionäär, juhi positsioon ei ole absoluutselt minu teema. Ja ehk see nagu oli üks koht ja sealt ma hakkasin siis ka koolitustega tegelema, ma tegin seal lisaks kõrvale oma nii-öelda pisikese ruumi ja seal tuli nagu esimene süke tõesti noaga selga löömine, kus ma siis võtsin ka, keda ma koolitasin enda juurde nii-öelda tööle, et nagu neid momente on nagu olnud, kuid ma ei tea, kas see minu puhul, kas see on nagu hea või mitte, mõnes mõttes hea, võib-olla mõnes mõttes mitte. Et kui alati küsida, et mis need nagu väljakutsed või asjad on olnud, siis ma ei jää väga pikaks ajaks nagu nendesse kinni, vaid see ongi see, et okei, mis on see lahendus, mis ma saan nagu edasi teha, et ma pigem keskendun nagu neile, siis mul ei jää väga palju neid väljakutseid ka meelde, et loomulikult, kui ma nüüd ajas nagu veel edasi lähen, et olen nagu ennast pankroti äärele viinud jällegi sellega, et võtsin endale mingi hetk, kui ma nüüd coaching usse läksin, kui ma võtsin endale assistendi, sest asjad läksid kohe alguses niivõrd hästi, siis andsin kõik pisikesed ülesanded talle edasi, parim asi ever, aga ma ei kasutanud seda aega ära, et ettevõtet edasi kasvatada, vaid siis olid näpud püsti, kulutasid raha, nautisid, puhkasid, sest tol hetkel ma olin ka siis Balile kolinud, et ma just nüüd siis vähem kui nädal aega tagasi tulin uuesti siia mõneks ajaks, et see kindlasti oli taaskord jällegi selline väga õpetlik aeg, aga eks inimsuhted on peamised, mis selle aja jooksul on olnud ja eks kaks kõige ennast arendavamat kohta on suhted ja ettevõtlus.
näiteks neid kasvamismomente läbi selle täiskasvanikumaks saamist ja see, et ma ei tee lihtsalt lõppkokkuvõttes ainult mingit hobiasja, vaid et või ma tahan hobiasja või tahan sellest päris ettevõtet luua, et neid õppimiskohti on nagu pidevalt siiski jah. Okei. Aga kui sa vaatad oma tegemisi nüüd täna, siis mis osa sinu tööst sulle kõige rohkem rõõmu pakub nüüd? Kaks asja. Üks osa on loomine, kuna ma olen üpris introvertne inimene, siis ma armastan rohkem olla nii-öelda arvuti taga ja vaikselt nokitseda millegi kallal ja luua seda visiooni ja kuhu asjad nii-öelda võiks liikuda. Ja teine on need tagasisided, et kuna mina olen enda töö loonud nii, et üks-ühele ma teen pigem vähe, aga ma teen suuri gruppe, siis ma ei puutu tihtipeale alati inimestega kokku, vaid rohkem siis, kui ongi kõned, me suhtleme või nad kirjutavad ja ma saan seda tagasisidet läbi selle. Ehk see, et minu tegevus loob mingit muutust, sest et kohati see ei ole nagu siiamaani endale kohale jõudnud, et minu jaoks ongi see, et ma lihtsalt teen midagi, mis on mind nii-öelda aidanud, panen kokku, naudin, lõbutsen selle protsessiga, loon ja siis panen selle välja ja siis see samas annab kellelegi midagi, et see on kindlasti, ma arvan, üks kõige ägedamaid osasid selle asja juures. Väga lahe. Aga lähme siis nüüd meie põhiteema juurde ka täna. Kui me räägime nüüd siis eneseusust ettevõtluses, siis miks see sinu kogemuse järgi on nii määrava tähtsusega? Kui sa ei usu iseendasse ja sellesse, mis sa teed, siis sul on väga keeruline seda asja tegelikult lõppkokkuvõttes edasi anda, kellelegi teisele selgitada või sest tegelikult ju kõik on müük. Müüme toodet, teenust, iseennast, et kui sa ei usu sellesse, see näeb suhteliselt fake välja. Väga keeruline midagi maha müüa lihtsalt ütleks lõpuks, kui sa tahad kellelegi mingit väärtust reaalselt luua ja sa ei usu sellesse ja sa ei usu iseendasse selleks, et milleks oled võimaline, sest jällegi, kui sa ei usu endasse, siis sa takistad iseennast väga palju sellel teel ja hoiad ennast väiksena ja tagasi. Sa oled öelnud ka, et eneseväärtustamine on olnud sinu enda teekonnal selliseks võtmekohaks. Nagu inimesed ikka tahavad kuulda päris lugusid, kas sa jagaksid äkki endalt mõne loo enda kohta siis, et kuidas see sind aitas? Eneseväärtustamine siis sinu nagu ettevõttes teekonnal. Jah, ma mõtlesin sellele küsimusele pikka aega, et mis see nagu lugu võiks olla. Ja see pani mind väga palju mõtlema, sest et neid momente, jällegi neid pisikesi, kus ma julgen enda eest seista, öelda ei, hindasid kehtestada, klientidega suhteid lõpetada, minna täiesti uude valdkonda, et neid momente on, et kas või võib-olla kõige olekski see, et kui ma tegelikult ka valdkonda vahetasin, ma olin ilumaailmas üle 8,5 aasta olnud ja üks hetk kasvasid minu eesmärgid suuremaks. Minu tolle hetke kaaslane siis tegeles networking uga, tal oli vabadus käia, teha, rohkem raha teenida vastavalt oma panusele, aga mina olin ilumaailmas, ma olin 6-7 päeva nädalas tööl, ma teenisin hästi raha, aga ega mul sellega võimalust midagi väga teha ei olnud ja seal ikkagi mingi hetk tuli nii-öelda piir ette. Ja kuna ma olin juba enesearenguga tegelenud mõned aastad erinevatel koolitustel käinud, et iseennast toetada, siis ma nägin ühte koolitust, kes võib-olla teavad sellist ettevõtet või brändi nagu Boss Babe, kus üle maailma tuntud, peamiselt siis nad tegelevad sotsiaalmeedia teemadega, täna on need asjad neil natuke laienenud ka,
kuid ma nägin nende koolitust, kus siis olid, tol hetkel oli nii-öelda 2 partnerit koos ja siis oli minu siis nii-öelda coach, kes siis tol hetkel seda veel ei olnud, Alissa, ja ma nägin, et neil tuleb pooleaastane programm, mis maksab mingi 17 500 eurot ja ma mõtlesin, et this is it, et sinna ma pean saama. Ja ma leidsin need võimalused ja ma läksin ja ma ei teadnud, mis mind ees ootab, absoluutselt mitte. Ma ei saanud seal tegelikult aru otseselt, mis seal nii-öelda toimuma hakkab, kuid see sisetunne oli, et see on see koht, kus ma pean minema. Ja siis seal tuli panna enda esimene coachingu programm kokku ja võtta siis esimesed testkliendid ja hakata seda nii-öelda müüma. Ja see oli see hetk, kus üldse see valdkond, see sõna, see ei olnud minu jaoks kutsus, oli kuidagi ära määritud, mökerdatud, ehk nagu ta ei olnud hea maitsega. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei hakka seda ennem tegema, kui ma leian sellele teise sõna. Aga tol hetkel minu coach ütles, et anna endale vähemalt pool aastat aega, 6 kuud, mine all in. Ja kui selle aja jooksul midagi ei muutu, siis võid lasta selle nii-öelda minna. Ja see oli see moment, kus ma läksingi all in. Ma läksin tegelikult terveks aastaks ajaks täiesti ja tegelikult tulemused tulid 5 kuuga ja siis ma sain aru, miks asi üleüldse on oluline. Ja ma arvan, et see oli minu jaoks üks koht, kus oli seda eneseusku ja eneseväärtust, et ma olen midagi enamat väärt, et ma olen võimeline millekski enamaks, kui ma annan selle võimaluse iseendale ja teen selleks, mis iganes siis parasjagu vaja on. Ja siis tulid ka need tulemused. Et võib-olla siis see. Aga väga inspireeriv lugu tegelikult. Aga paljud ütlevad, et ikkagi kipuvad ennast pisendama, enda väärtust pisendama, et mina olen kindlasti olnud üks nendest ja aeg-ajalt tuleb seda siiani ette. Kui mingi uus idee näiteks tuleb jälle pähe, et mida võiks proovida. Mis aitab seda mustrit muuta? Üks asi on kindlasti keskkond, et kui sinu ümber on väga palju väikselt mõtlevaid inimesi või siis ka kõik, mida sa vaatad sotsiaalmeedias, siis see kas aitab ja viib sind edasi või tõmbab tagasi. Ehk inimesed loevad väga palju ja kas sa siis ümbritsed seda päris keskkonnas inimestega või ongi see siis nii-öelda podcastid, raamatud, asjad, see on minu jaoks, ma arvan, alati üks selliseid suuremaid inspiratsioone olnud, et ma ei pisendaks iseennast ja mis on ka näidanud seda, et kui sa vaatad seda, kus on teised inimesed tulnud, kes täna on kuskile nagu jõudnud ja sa nagu kaevadki sinna taha nii-öelda algusesse välja, siis sa näed, et nad ei erine mitte kuidagi pidi nii-öelda sinust ja et nad on ka kuskilt maalt alustanud, et ma arvan, ka enda jaoks on nagu väga palju erinevaid selliseid nii-öelda meeldetuletusi, et noh, aeg möödub nagunii, et loeb see, mis sa selle ajaga lõppkokkuvõttes teed, et see läheb nagunii edasi. Ja ma ütlen, iga harjumus, mida sa tahad endale juurutada, siis see on ka vaja alati nähtavaks teha. Ehk see ongi see, et kas sa suhtled, sa vaatad mingeid asju, kas sa paned mingid nii-öelda meeldetuletused, et sa pead igapäevaselt selle asja sees olema. Et tihtipeale me kipume, et kui me jõuame kuskile heasse kohta iseendaga, siis me jätame mingi pausi sisse, kus me nüüd järsku ei tegele sellega, mis meie peas toimub või siis saame vormi, aga me ei lähe enam siis nii-öelda trenni või hakkame mingeid teisi asju sööma, mis pole enam nii head, et see viib sinna algusesse tagasi, et see jääb püsima ja see eneseusu ja eneseväärtusega tegelemine on täpselt samamoodi selline igapäevane asi, kui siin toimivad
erinevad asjad inimestele, et mina olen hästi sõnade inimene, seega erinevad laused ja asjad ja rääkimised ja siis teisalt ongi inimesed minu ümber, kes nagu tõstavad, mitte ei tõmba nii-öelda maha ja täna järjest enam igasugu uuringuid tuleb välja, on see depressiooni, on see, et sa oled pidevalt õnnetu, mis iganes, et kõik loeb sinu keskkonnast, sõpradest, inimestest sinu ümber. Et eks see ole üks selliseid võtmekohti. Mis on veel üks selline asi, et tihtipeale on meil ümber ka selliseid kahtlejaid, on need siis pereliikmed või sõbrad, muidugi meie sisemine kriitik. Kuidas ikkagi vaatamata sellele julged oma rada käia? Sest teiste inimeste unistused või sinu unistused ei ole nende unistused ja see on sinu elu ja sul on seda ainult üks. Et kõige esimene tatoveering, mis ma tegin oma käe peale, nagu näha, mul on neid siin mitu, siis oligi see, et sul on ainult üks elu, kuidas sa tahad seda elu elada. Ja see on okei, et inimesed ei saa sellest aru, kuhu sa tahad minna. Oluline on see, et nad toetavad, aktsepteerivad, kui nad ka seda ei tee, siis kas nad on nii-öelda sinu inimesed. Et ma mäletan väga hästi seda, et kui ma läksin iluvaldkonda ja hakkasin lipsmepikendusi tegema ja siis mul vanaema oli tol hetkel kogu aeg, et millal sa päris tööle nüüd ükskord lähed ja päris raha hakkad teenima. Kuni sinnamaani, kus ma hakkasin päris raha sellega teenima ja minu käest oli vaja hakata raha küsima, siis ei öelnud enam keegi mitte midagi. Et vahel ma ei ütleks, et kellelegi peab midagi tõestama, et tõestad sa ainult iseendale, aga vahel nagu teised võtab ka aega, et kuniks ta näeb, kuhu sa oled nii-öelda jõudnud, aga seda ei pruugi ka siis juhtuda, aga lõppkokkuvõttes ongi see, et mitte keegi teine ei ela sinu elu, ei ela sinu kodus, ei maga sinu voodis, peale siis sinu nii-öelda kaaslase võib-olla, et seega ei saa keegi mitte midagi öelda. Ja see ongi jällegi, taandub kõik keskkonnani, et inimesed, kes toetavad, tõstavad ja inimesed, kes tõmbavad alla, siis kas need on sinu inimesed ja perega me saame alati, loomulikult on peresuhteid ka, mis läheb nagu selliste asjadega lahku või siis me saame valida, mida me üldse nendega räägime või jagame. Ma küsin siit vahele ühe meie kuulaja küsimuse. Katrin küsis Facebooki grupis meil siin laivi all, et mida sa soovitad neile naistele, kellel see eneseusk on madal seoses oma toodete, teenuste ja väärtustega. Et mina näen oma koolitustel ka väga palju takistusi seoses madala eneseusu ja hinnanguga. Ei julge ennast välja panna, ei julge enda tooteid, teenuseid näidata ja nii edasi. Siin kunagi, aitäh küsimuse eest ja siin kunagi oli ka see, ma täpselt seda lauset ei mäleta, aga jällegi, et kui isekas on see sinust, et sul on mingi asi, mis toimib ja sa ei pane seda välja, et inimesed, kellel on vaja, saaksid sellest kasu. Ja see vahel on mind nagu aidanud, et kui isekas ma olen, et ma ei pane seda välja. Aga siin tuleb ka need hirmud ja lood ja kõik see, mida me endale räägime ja jällegi kõik ongi üks lugu ja antud juhul sa näed, et see lugu ei teeni sind, seega mis oleks see vastupidine lugu. Ehk see pidev mõtete märkamine ja nende ümber muutmine. Et kui me sellega väga palju ei ole tegelenud, pluss keskkond ei ole toetav, siis eks need hirmud ja lood ongi kergemad tulema või oleme saanud korra kuskil nii-öelda kõrvetada või olemegi ühte sükest ebamugavat sammu tegemas ja see ongi hirmus, et see nii-öelda välja panna. Iga uus asi, mis ma olen teinud ja tegemas, see on alati hirmus. Sellist asja, et ma ei tunneks hirmu või ma ei kardaks seda asja välja panna, seda ei ole. Aga siin ma saan ka vaadata ajale tagasi, miks vahel on hea vaadata minevikku, on see, et aga mis kõik on õnnestunud, mis kõik on välja tulnud, kus kohtades minu kahtlused ei ole tegelikult tõestust saanud või isegi kui on, kuidas ma olen lahendused leidnud või isegi kui on väga hirmus olnud,
siis ma olen selle ära teinud ja pärast on nagu see vastupidine tunne või näed, et see oligi hirmus ainult üheks momendiks. Et väga palju tegelikult sellistes momentides tasub ka nii-öelda tagasi vaadata neid asju ja siin vahel on see, et tahad mingit teenust, asja välja panna, siis lased kellelgi teisel panna või paned välja, siis tükk aega ei vaata või mis iganes, aga see ja jällegi, mis kellegi jaoks nii-öelda töötab, et minu jaoks mõte ja just eelmise nädala reedel oli mul hea võimalus käia Steven Bartleti seminaril, kes teavad siis sellist podcasti nagu The Diary of CEO. Ta oli just Balil tegemas, me 2 tundi ennem just lennukiga maandusime ja siis otse nii-öelda läksime sinna ja ka tema küsiti lõpus viimane küsimus seoses nii-öelda hirmudega, et mis teda aitab siis ja mis on minu jaoks sama olnud, on surmale mõtlemine. Et see ongi jällegi, mis kellegi jaoks töötab, et see üks hetk, kui mind siin enam ei ole või ma hakkan juba ära minema, siis see mõte, mille pärast ma jätsin midagi tegemata, siis ma ei taha mõeldagi, et nagu ma jätsin mingi asja nagu sellepärast, et ma kartsin, mida naabri Malle või Kalle arvab või sotsiaalmeedias võõrad inimesed, kes minust ja minu elust ja mina nendest ei tea mitte midagi või tuttavad, kes ei saa oma eludegagi nii-öelda hakkama, ma lasin nende pärast, jätsin asjad tegemata. Ehk vahepeal nagu võtta see paus ja mõeldagi, mis nii-öelda sind nagu aitab ja mõelda nende asjade peale. Ja see vähemalt minu jaoks annab jällegi seda tugevust, ja küsingi enda käest, kas ma kahetseksin mingi hetk ja okei, et aga mis on see kõige hullem asi, me teame seda küsimust, mis saab juhtuda, kui ma selle ära teen või kui ma sellest nii-öelda läbi kukun või see asi ei õnnestu. Aga siin ka jällegi see mõte, et nagu see, et me ei saa läbi kukkuda, me saame ainult alla anda, et kui sa valid nüüd hirmu tõttu mitte seda asja teha, siis see on pigem allaandmine. See, kui sa teed ja need asjad nii ei lähe, siis mis sellega juhtub, on see, et sa saad õppida sellest, kuidas edaspidi teisiti teha, sest meil kõigil on neid asju, mis pole õnnestunud ja tänu sellele me oleme nii-öelda targemad, teadlikumad. See, et ma olen mitu korda ennast viisin nii-öelda pankroti äärde, tean täna palju paremini, kuidas mingite asjadega toimetada, mis on olulised, mis ei ole, inimsuhted, kuidas paremini suhelda ja nii edasi, sellepärast, et ma mingeid asju pekki keeranud. Ja tegelikult ju öeldakse ka, et tee alguses võimalikult palju vigu ära, et hilisemalt, kui sa oled juba kaugemale jõudnud, et siis sa ei tee nii suuri ja olulisi nii-öelda vigu sisse, et vead ja hirmud ja need ei ole halvad asjad. Hirmud on nii loomulikud alati, kui me oleme mingit uut sammu tegemas, natukenegi midagi tundmatut teistmoodi, siis ta tuleb sisse, sest meile ei meeldi teadmatus ja see on okei. Ja mida kiiremini sa seda oma elus aktsepteerid, seda kergemalt sa oma asjadega ka edasi lähed. Jaa, see teadmatus tõesti on nii suur hirm. Aga mina olen ka rakendanud tõesti seda küsimust, et mis saab olla kõige hullem asi tõesti, et kui ma nagu failin millegi asjaga. Tegelikult on see naeruväärne ja tõesti mitte midagi. Aga me peame minema sügavuti. Me jääme tihtipeale nii sinna pinna peal, sest see ossa, et mul on hirmus ja siis ma jätan tegemata. Aga kui ma võtan korraks sammu tagasi, pausi, aga millest tegelikult on, et mis on see kõige hullem asi, mis saab juhtuda? Mis siis on, kui ma jätan selle tegema? Kas ma kahetseksin seda kunagi? Kelle pärast ma seda üldse praegust nagu kardan teha? Ja sa käid neid asju läbi ja sa saad järjest enam kinnitust enda jaoks, et okei, et nagu see ei ole mingi vabandus mitte nii-öelda teha. Mul on hirmus, aga ma teen selle ikkagi. Jaa, täiesti nõus. Ma küsin veel siia ühe kuulaja küsimuse. Kristiina kirjutas siin, et suur rõõm on kuulda, kuidas visionäär mõtleb. Kuidas saab visionäär enda ideid kõige paremini rakendada ja seejuures julgelt tasu küsida? Saan aru, et ettevõtte juhatuses või omanikuks olemine pakub selleks võimalusi, aga juhtima ja ideid ellu viima peaks keegi teine. Vaadake, mina olen siis selles suhtes nüüd nagu sihuke üksik ettevõtja, et mina ostan nii-öelda vahepeal mingid teenused sisse, mis mul on vaja, et ma ei ole
selles suhtes nii suureks neid asju tahtnud veel ajada. Nii, kõige paremini rakendada seejuures julgelt tasu küsida. Ma arvan, et seejuures julgelt tasu küsida käib natuke ka selle eelneva teema juurde. Kõik jällegi need hirmud, uskumused, lood, mida me endale räägime. Minul on olnud see julgelt tasu küsimine ka üks-ühele coachinguga, et neid nii-öelda, et seal nagu küsida rohkem ja mitte liiga madalaid hindasid. Ja mis siin käib nagu eneseteadlikkus kokku sellega ka, et kus faasis ma oma asjadega olen. Ehk mida ma olen mitmeid kordi näinud ja siin näiteks, mida ma olen näinud, on assistentidega näiteks näinud, kui ma olen otsinud endale virtuaalseid assistente, siis nii huvitav on olnud see, et need, kes on olnud südamega asja juures, tõesti, meeletult suurepärast tööd teinud, ma ei pea kordagi mõtlema, mis ta nii-öelda nagu teeb, ta mõtleb minu eest ja ta mõtleb juba asjad ette ära. Võin maksta, ma ei tea, kui palju selle eest. Need küsivad vähe raha. Ja siis need, kes on eile lõpetanud assistendi kooli, küsivad kordadest rohkem raha, ilma et neil oleks nii-öelda kliente olnud. Ja see on minu jaoks nagu nii suur ebakõla, et siin peab see enese natukene teadlikkus olema, et kui ma alustasin coachinguga, ma ei küsinud suuri summasid. Ma vaatan ka seda, mis on turul, mis toimub meie keskkonnas ja siis ma nagu vaatan juurde sinna, et okei, mis on minu panus selles, mida ma olen õppinud, kuidas ma sellesse protsessi nii-öelda panustan, et ma olen võimalikult aus endaga ja siis ma arutlen ka läbi juba teiste nii-öelda sarnaste valdkondade inimestega või siis ka erinevatest valdkondadest, et küsida ka nende arvamust, sest et eks kui teades, et siin on enese pisendamine ja see nagu mängus, et annaks ka keegi teine seda sisendit, mida nagu tema kõrvalt näeb, et kas see nagu väärtuspakkumine läheb nii-öelda omavahel kokku või mitte. Et ma olen alati alustanud asju sellega, et ma küsin pigem vähe, et saada kogemust ja siis ajas nii-öelda tõstnud, mitte laksanud kohe suure hinna, mida nii-öelda ka tehakse, aga ma ei tunne, et see kuidagi minu väärtused ei lähe sellega nii-öelda kokku. Jaa. Margit küsis ka ühe sellise huvitava küsimuse. Mis sa soovitaksid järgmises olukorras mustris? Teed kõiki motiveerivaid sõnumeid, tänulikkust ning teed ka aktiivselt tegevusi ja hakkab justkui hästi minema, kuid iga paari kuu järgi oled samas olukorras, kus tellimusi vähe ja finantsolukord jälle miinimumis ning siis kannatab ka eneseusk. Kuidas sellist mustrit murda? No antud juhul, kui sa teed nagu kõiki asju, aga seoses tööga midagi toimub, sissetulekud, müügid, siis peab seda poolt vaatama. Et see kõik toetab, kui seda ei oleks, oleks võib-olla veel nii-öelda hullem. Et siis ikkagi on nagu see, et ma vaatan ära, kus mul jääb nii-öelda töös või müükides katki või mis parasjagu toimumas on. Et loomulikult arusaadav, et sealt tulevad jälle nii-öelda kahtlused ja hirmud mängu, mis on täiesti okei, sa võtad appi kõik, mis sul nii-öelda oskused, et enda emotsioonidega tegeleda. Et siin tuleb ka nagu see natuke mängu, et ettevõtluses natuke oma emotsioone eraldada nii-öelda ettevõtlusest ja iseennast natuke nii-öelda eemale tõmmata, et need on kaks erinevat nii-öelda asja. Ning siin ongi vaadata siis seda, et okei, kus mu müügid katki jäävad, mis hooaeg parasjagu nii-öelda on. Et vähemalt kui minul aastate jooksul on see, et mingid müügid pole läinud, midagi pole toimumas, siis ma saan vaadata seda, et okei, mis energiaga, mis olen kohal olnud. Ma olen näiteks väga hea energiaga olnud kohal, ehk ma olen ennast tundnud hästi selles, mis ma olen teinud. Ja siis ma saan vaadata, et okei, kas sõnumis oli midagi valesti, ei toiminud, sotsiaalmeedias, kas mingi tasuta webinari, kus see müük nii-öelda edasi ei läinud, kas mingi hooaeg on, mida ma saan teisiti teha, kuidas
keskkond on muutunud, sest et kui ma alustasin koolituste tegemisega, mis oli täpselt COVID-i alguses, siis asjad läksid meeletu kiirusega. COVID sai läbi, asjad muutusid, ma pidin hakkama oma sõnumit muutma, ma pidin hakkama oma süsteeme ja struktuure muutma. Et siis tuleb nagu, ja siis ma ei mõtle seda, et ma ei saa millegiga hakkama või asi on minus, vaid ma vaatan seda, mis maailmas parasjagu toimub, mis meie keskkonnas toimub, kus on nagu tööga seonduvalt mingid asjad nii-öelda katki jäänud, ehk see on ju ka alati see koht, kus edasi kasvada ja areneda. Nii, mul oli see vahepeal mikrofon väljas. Ja väga head mõtted. Kasuks ütlen ka seda, et kui keegi tunneb, et mingi vastus jäi poolikuks või saanud päris seda, siis julgelt küsige juurde. Võib-olla ma alguses tõlgendan enda moodi mingit küsimust, et siis täiega andke märku, kui midagi oleks veel. Just. Aga räägime, lähme natuke nüüd ka sinna praktilisema poole peale. Et kas oskad kindlasti jagada mingid sellised praktilised samme, mis aitaksid siis ettevõtjal oma väärtust märgata ja hoida ka? Kirjutasin üles mõned mõtted selle küsimusega seoses. Mõndaga ma jagasin või ühte siis, et ongi nagu kahte, et vaadata, mida sa oled juba teinud. Et hästi tihti me vaatame ainult ette, mis on oluline. Ja me ainult liigume järgmise eesmärgi juurde, me kõik seda teame, et me ei võta seda hetke, et peatuda ja vaadata, mida me oleme juba ära teinud. Ja nii-öelda igas valdkonnas, see isegi nagu vahet ei ole, mis valdkonnas, et see, et me näeme, et me teeme mingeid asju ära, tagasisided, mis nii-öelda tulevad, et kindlasti seda vaadata, ehk siin see tänulikkus tuleb ka väga palju mängu, et miks tänulikkus on oluline igapäevaselt, et vaadatagi, et üks asi, millest me tänulik oleme, mis on olemas, aga et mida me oleme nii-öelda võib-olla ära teinud, et see aitab nii-öelda meeles hoida ja millest sa oled siis nii-öelda läbi tulnud. Ja üks mõte oli ka selline, et tuvastada nagu see oma hääl, et mis on minu hääl, et väga palju ajab meid segadusse see ja tekitabki meis ebakõla, et me proovime tihti kellegi teise moodi asju teha, olla kellegi teise moodi, kasutada kellegi teise süsteeme, aga me ei ole see keegi teine inimene selle teise inimese eesmärkidega, ehk alati olekski vaja leida see oma viis, mis meile toimib. Et sellepärast ka näiteks koolitused, mis mina teen, ma ei anna ette kunagi ühte kindlat viisi, kuidas asju teha, vaid ma annan erinevaid variante, et igaüks paneks kokku selle, mis on temale nii-öelda sobiv ja selleks on nii-öelda katsetamine, et leida endale see sobiv meetod. Ja ka ennast siis nagu ongi tunnustada ja tunnustada, väärtustada siis läbi nende asjade, mis sa nii-öelda oled ära teinud, et jällegi me kiirustame järgmise asja juurde, aga me ei võta seda hetke pausi, et tõesti nagu patsutada endale õlale või ma ei tea, võtta vaba päev või viia end sööma või teha mingi kingitus mingi asja eest, mis me oleme ära teinud, et tunnustada ennast. Ja jällegi loomulikult toetav keskkond, kogukond, kus on samalaadi mõtlevad inimesed, mis on ju antud ka näiteks kogukond, kus nii-öelda oma võite jagada ja üksteist tunnustada nende asjade eest, et mida keegi ära on teinud. Kas need mõtted käivad ka selle eneseusu tugevdamise kohta? Kas sellega on? Kindlasti need aitavad eneseusule kaasa, absoluutselt. Kuid eneseusule üks tugevamaid asju on endale antud lubadustest kinnipidamine. Meie eneseusk nõrgeneb suures osas. Miks? Sellepärast, et me ütleme, et me teeme midagi, aga siis me ei tee seda. Ja siin ei ole nagu see ei ole seotud ainult siis ettevõtlusega, see on absoluutselt iga sinu tegevusega, mida sa igapäevaselt valid teha. Alates siis, et hommikul ütlesid, et sööd ühte asja, sööd hoopis teist, ütlesid, lähed trenni või jalutama ja sa seda ei tee ja iga korraga sa murrad endale antud lubadust ja seega eneseusku. Seega pigem
ära anna katteta lubadusi ja võta päriselt see hetk mõelda, et oot, et kas ma nagu lähen ikkagi homme või täna sinna trenni või teen selle valiku või panen selle postituse üles, et võta päriselt see aeg, et mõelda sellele. Ja kui sinu vastus on ikkagi, et ei, tegelikult ma ju tean, et ma ei tee seda, ülisuper, sa ei murra sellega eneseusku, sest sa oled aus iseendaga. Versus see, et ja ma teen ära ja siis aeg läheb õhtusse ja sa seda ikkagi ei teinud, pole hullu, homme teen, homme tõenäoliselt läheb täpselt samamoodi ja sellega meie eneseusk kaob väga palju ja siis me mõtleme ka, miks me ettevõtluses kuskile edasi ei liigu, miks suhted on nagu nad on, sest me anname nii palju katteta lubadusi ja teeme endale väga suure karuteene sellega. Ma ei ole kunagi niimoodi mõelnud või kuulnud sellest jah, et tõesti, et iseendale antud lubadusi me tõesti nii kergelt kipume tegelikult murdma, nagu sa ka kirjeldasid siin. Väga huvitav koht. Aga kuidas eristada tervislikku enesekindlust ülepingutamisest või siis nagu maski kandmisest? Tervislikus enesekindluses ei ole vaja kellelegi midagi tõestada, et see on nagu täiesti okei moment, kui ma olen ebatäiuslik ja asjad ei tule välja, siis ma leian lahendused ja teen ikkagi versus see, et mul on mask ees, kus kõik peabki olema perfektne ja täiuslik ja see, et ma olen alati produktiivne ja säran ja nii edasi, et tervislik on see, et ma ei pea kellelegi tõestama, ma ei pea kuskil silma paistma, kui selleks pole tõesti töö suhtes mingit vajadust, aga siis mask on vastupidine, et loome selle ilusa kuvandi, aga tegelikult seal taga ei ole midagi. Ma võtaksin selle teema kokku nüüd sellise küsimusega, et kui kuulaja näiteks meil siin tahaks juba täna midagi ära teha, siis mis oleks see üks lihtne samm, millega oma eneseusku hakata nüüd kasvatama? Ma arvan, et nii nagu ma eelnevalt jagasin, siis minu jaoks vähemalt number 1 on see endale antud lubadused. Seega, millest täna alustada, on vaadata, mis lubadused sa endale tänaseks päevaks oled andnud, lootused, mida sa oled seadnud ja käia üle ja vaadata, kas sa kavatsed need asjad päriselt ära teha või sa oled täna aus ja ütled, et sa neid ei teegi. Või siis järgmisena on see, et sa teed ühe pisikese asja ära, mis on natuke ebamugav, kuid see on tehtav, mida sa võib-olla oled edasi lükanud, et sa teed selle täna ära, ehk see ongi see iga päev üks pisikene ebamugavus või samm liikumaks sinna suunas, kuhu sa tahad liikuda. Sest kui ma vahetasin oma valdkondasid, ma läksin ilumaailmast coaching usse ja ma ütlesin, ma võtsin see pool aastat ja lõppkokkuvõttes ikkagi terve aasta neid samme teha, siis polnud päevagi, kus ma ei teinud mitte midagi selleks, et oma tööalases elus edasi liikuda. Ja ma ütleks, et see oli minu jaoks tol hetkel kõige suurem hüppelaud ja me ei räägi sellest, et ma ei tea, tundide viisi midagi teha, see võib mingi üks pisikene asi, mida ma olen edasi lükanud või ongi mingi postituse panemine või kellelegi kirjutamine, et aga midagi, mis aitab edasi viia ja see on mul igapäevaselt kirja pandud, see tegevus ja ma hoian sellest kinni. Ja see on see, mis seda eneseusku päris palju kasvatab, kuid jällegi ka mis iganes jällegi meeldetuletused või see keskkond või inimesed, vaadata oma keskkond üle, kes siis on inimesed minu ümber ja seda me ei tee korra või paar, seda tuleb päris tihti teha. Sest et inimesi tekib juurde, et seda puhastust samamoodi need sotsiaalmeediakanalid, et teha seda puhastust. Me arvame, et need asjad ei mõjuta meid, aga kui me käime ja lappame seal, siis see jääb ikkagi siia ja hakkab mõjutama, et neid puhastusi tuleb tihti teha. Ehk siit mõni asi, ma arvan, millega igaüks saab alustada. Ja Kata, aitäh sulle nende väga selliste inspireerivate ja tegelikult ka sügavate mõtete eest. Ma usun küll, et igaüks meist sai siit täna vähemalt ühe taipamise või meeldetuletuse kindlasti, et kuidas oma väärtust rohkem märgata ja ettevõtjana üldse julgemini edasi liikuda. Ja
Ma küsiksin nüüd veel seda, et kui nüüd keegi tahaks sinuga, Katre, rohkem nagu sellist sinu tuge või juhendamist, mis võimalused teil üldse on selleks, et kuidas sinuga ühendust saab ja millistes teemades sa saad naisi toetada? Räägi natuke meile. Aitäh selle küsimuse eest ja jagan selle kohe siia juurde, kui ma tahan ühe asja meelde tuletada. Et sina ja sinu väärtus ja sinu ettevõtte ja tööväärtus, need on kaks erinevat asja, et ära sea ja seo pigem enda väärtust kunagi oma ettevõttega. Et need kaks asja ei käi omavahel tegelikult koos, et nüüd kui ettevõttes on midagi, siis see on seotud minu väärtusega. Need kaks asja ei käi koos, et seda tasub ka meelde tuletada. Kuidas minuga saab ühendust, mis ma siis teen? Kõige rohkem mind näeb siis Instagramis Katre Kulbok, siis on seal ma kõige aktiivsem, jagan oma igapäevamõtteid, postitusi. Tegin hiljuti sellise asju nagu subscription seal jagan rohkem oma igapäevaelu ja elu siin nii-öelda ka Balil ja mis ma siis peamiselt täna teen, on siis tegelikult enesearmastuse kursused, mis hõlmabki enesearmastust, eneseväärtust, enesekindlust, see käib kõik eluvaldkondi läbi, raha, töö, suhted, tervis, visioon, mis iganes, sest see on 7-nädalane programm, alustasin seda üle 5 aasta tagasi, mul vist, kui ma ei eksi, alustab nüüd 24. programm ja seda on 1000 naisi tänaseks läbinud, ehk see on see peamine asi, mis ma teen ja nüüd 20. oktoober. Ma olengi Balil selleks, et tegelikult uued videod, värskemat infot nii-öelda sisse filmida. See aasta tuli siis suvel välja ka enesearmastuse töövihik, mis on siis esimene selline, kus terve see kursus on siin sees, ehk sul ei ole otseselt vaja selles kursuses olla, mis ma nii-öelda nagu teen, aga see võib sul olla puhtalt lisa, et koos seda teha, sest kursuses on alati nii-öelda rohkem, aga saab ka üksi teha. Ja ma teen ka üks-ühele coaching ut, seda ma teen pigem vähe, ma võtan alati sinna vähem inimesi, minu suund on suuremad grupid, et jõuda võimalikult paljude naisteni, et kuna ma ise tulen sellest kohast, kus minul oli 0 enesekindlust, 0 enesearmastust, 0 eneseväärtust, ma ei teadnud, kes ma olen, mis ma tahan. Ja sest ma taustan lihtsalt jällegi, et kes tahab, saab natuke uurida siis Instagramis või läbi mõne podcasti selle kohta, et kus ma siis nii-öelda tulen ja ma hakkasin ise ennast aitama ja endaga tegelema nagu ikka ja nägin, et paljudel naistel on veel sarnaseid teemasid ja see viis mind nii-öelda ka sinna, et ma andsin võimaluse coaching ule ja miks ma täna teen peamiselt nii-öelda just gruppe. Ja ma teen ka vahepeal natuke selliseid terviseteemalisi väikseid väljakutseid, sest et võib-olla üks asi, mis siit ka veel kaasa võtta meelde tuletusena, eriti ettevõtjad, ilma vundamendita sa ei ole mitte midagi, sa põled väga kiirelt läbi, su pea on nagu udu, ta ei ole selge, sul ongi rohkem eneseusuga probleeme, rohkem enesekriitikat, kui su vundament ei ole paigas. Ja ma olen seda aastaid katsetanud, ma olen aastaid seda gruppides teinud, ma tean väga hästi, et see toimib. Ehk siin uni, liikumine, toitumine, vesi, loodus, hingamine, läheduspuudutuse, energia, need peavad seal olema. Peamiselt siis uni, liikumine, toitumine, vesi, ühed olulisemad osad, teised nii-öelda lisavad juurde. Ilma hingamiseta me muidugi ka ei saa, kuid seal on lihtsalt vahe sellest, kuidas me ka hingame. Et pooltel inimestel või poole vähem oleks teraapias ja psühholoogi juures vaja käia, kui tegeleks vundamendiga. Et see muudab nii palju ja ettevõtluses, kui sa tahad väärtust luua, sa tahad kuskil ise jõuda, sa tahad teistele midagi anda, siis kui sul ei ole selleks energiat ja sul ei ole selleks tervist, siis sul on suhteliselt keeruline seda teha. Ehk miks mina hoian puhtalt juba oma vundamenti korras on see, et mul on mõtteid ja asju nii palju, mida ma tahaks teha ja edasi anda, aga mul on keeruline seda teha, kui neid asju seal, kui need ei toeta mind. Et kui üks olulisemaid asju, mida siit kaasa võtta, siis see on see, aga jällegi lubaduste andmine käib ka nende asjadega kokku. Ja
ma olen täiesti nõus, sest et mina olen ka tegelikult tänu Katrele endal selle vundamendi teema väga südameasjaks võtnud, et see tõesti on oluline ja elukvaliteet on nagu tõsiselt muutunud. Minu jaoks on ka väga-väga oluline see vesi ja liikumine ja uni samamoodi, unehügieen on nagu eriti oluline kuidagi. Väga äge. Ma kindlasti pärast lisan sinna Facebooki laivi alla ka vajalikud kõik lingid, et kuidas Katrega saab ühendust ja mis need kõik need erinevad sellised kursused on. Aga ma arvan, et võtame siit siis tänaseks selle laivi kokku. Suur aitäh sulle, Katre, et sa täna meiega oma lugu ja kogemust ja teadmisi tulid jagama. Ja suur aitäh ka kõigile, kes kuulasid ja kaasa mõtlesid ja ka järgi vaatavad. Kohtume juba järgmises naiste ettevõtlusjuttude laivis. Tšau! aitäh teile, tšau-tšau!